käes on sügis, aga endiselt september ja september on ju koolikuu. Kui me eelmises saates rääkisime ERKi sisekujundajate, arhitektide kateedrist Õllepruulis, siis täna räägime koolimajadest ja käime ka mõnes koolimajas Tallinnas, kellel kõigil on üks ühine arhitekt. Kuidas see koolide ehitamine Eestis käis esimese Eesti Vabariigi ajal? No koolimajade ehitamine ja olemasolevate remontimine oli kogu selle iseseisvuse ajal pidevalt päevakorral, sest tsaaririigilt sai ju Eesti Vabariik pärandina kaasa üksikuid nõuetele vastavaid koolihooneid. Ja eriti hull oli see olukord just algkoolide osas. Keskkoolidega oli asi mõnevõrra parem, kuna omas ajas keskkool oli ikkagi elitaarne õppeasutus ja paljud neist tegutsesidki spetsiaalselt kooli tarbeks ehitatud majades. Ja ka nende varustatus nii õppevahendite kui inventariga oli tunduvalt parem kui algkoolides. Aga see üldine pilt ja õppimistingimused olid ikka väga tõsised ja seda eriti maal. Kuigi mõnevõrra maal olukorda leevendas see, et pärast maareformi paigutati ju suur hulk algkoole mõisahoonetesse. Kuid see üldpilt oli siiski üsna kriitiline ja 24. aasta statistika andmete kohaselt tegutses maal ligi 30% koolidest hoonetest, mis olid ehitatud enne 1875. aastat. Nii et võib vaid kujutleda, missugused need tingimused seal siis olid. Ja asja tegi omakorda raskemaks see, et 19. aastal kehtestati 4-klassiline koolikohustus ja 30. aastaks pidi üle mindama 6-klassilisele sunduslikule algkoolile. See tähendas seda, et järjest ja järjest oli vaja avada uusi klassikomplekte. Et nüüd seda olukorda siis leevendada, selleks asutati 1922. aastal Riigikassa peavalitsuse juurde koolimajade ehitusfond. Ühtlasi määratleti ära ka need nõuded, millele koolimaja ja ka selle asukoht pidid vastama. Koolimaja asukoha suhtes oli öeldud näiteks, et koolimaja asukoht olgu kuiv ja asetsegu oma ümbrusest kõrgemal ja võimalikult ka koolipiirkonna keskel. Samas loetleti üles ka kõik need ettevõtted, asutused, mida ei olnud soovitav koolimaja lähiümbrusesse paigutada. Alates seal vangimajadest ja nõdrameelsete varjupaikadest ja nii edasi ja nii edasi. Ja alates 1924. aastast kuulusid ka kõik koolihoonete projektid haridusministeeriumis kinnitamisele. Lisaks sellele 1921 ja 1930 kuulutas haridusministeerium välja koolimajade projektide võistluse ja nendel konkurssidel parimateks tunnistatud projektid siis paljundati ja saadeti laiali koolivalitsustele. Nii et neist kujunesid siis nagu tüüpprojektide näidised. Ja kui nüüd näiteks vald otsustas uut koolimaja ehitama hakata, siis tal oli tänu sellele võimalus nii aega kui raha kokku hoida, sest ta ei pidanud hakkama enam originaalprojekti tellima, vaid piisas sellest, et ostis selle olemasoleva projekti koopia. Koolimajade juurde nähti ette ka maa-ala, nii õpilaste võimlemis kui mänguplatsi ja kooliaia tarvis. Ja alates 34. aastast pandi kooliaia rajamine kohustuslikuks, sest oldi arvamusel ka, et koolimaja ja selle kaunis ümbrus peaks arendama laste ilumeelt ja ühtlasi olema ka eeskujuks ja innustajaks kodukaunistamisel, sest see kodukaunistamise teema oli ju 30. lõpus väga aktuaalne. Tuleb tunnistada, et näiteks linnades ja eriti just Tallinnas küll olid need koolide maa-alad üsna pisikesed või siis puudusid nemad sootumaks. 30. aastate alguse majanduskriis põhjustas muidugi ehitustegevuse soikumise, aga kümnendi teisel poolel see hoogustus uuesti. Ja nüüd hakati seda koolimajade ehitust ja remonti korraldama juba kindla plaani alusel.
Nimelt, kuna paljudes koolides ikkagi ju neid puudusi oli veel piisavalt, siis 36. aastal Haridusministeerium lasi koostada ülevaate kõigist nendest koolidest, mis ei vastanud kehtestatud nõuetele. Ja tulenevalt siis nendest puudustest jaotati kõik need remonti vajavad koolimajad siis 3 ossa ja hakati seda ehitustegevust juba kavakindlalt teostama. Mis puutub nüüd uutesse majadesse, mis seal 30ndate lõpus ehitati, siis nendest enamus olid juba ka valmistatud tulekindlast materjalist ja ruumide puhul järgiti ka päris hoolikalt tervishoiunõudeid. Ning nende 30ndate lõpuaastate jooksul tõesti päris paljud koolid saidki oma olukorda tunduvalt parandada. Selle plaani koostajate arvates ja arvestuste kohaselt oleks pidanud järgneva 15 aasta jooksul kõik koolimajad korda saama. Kõigile nendele plaanidele tõmbasid aga siis 40. aasta juunisündmused ja sõda kriipsu kahjuks peale. Mis puutub nüüd Tallinna koolidesse, siis ega siin olukord oluliselt erinev ei olnud. Suur osa algkoolidest tegutses vanalinnas mitmesaja aasta vanustes kivihoonetes ja teine osa jälle siis ümbritsevates linnaosades, enamasti ka sellistes kitsastes ja kehvades puumajades, kus tingimused kooli pidamiseks ei olnud just kõige paremad. Aga 20. aastatel sai siis Tallinn endale 2 tõeliselt suurt ja imposantset ja igati kaasaegset koolihoonet, algkoolihoonet. Need olid siis 21. koolimaja Raua tänaval ja 17. algkoolihoone Ristiku tänaval. 30ndatel lisandusid veel 10. ja 20. algkoolimajad Lasnamäel ja Pärnu maanteel ja avalikest algkoolidest ehitati 20ndate lõpupoolel Tallinnas Luise tänavale Saksa poeglaste gümnaasiumile uus maja. 40. aastal valmis Narva maanteel ka riikliku inglise kolledži hoone, kuhu küll see kool kahjuks kunagi siis sisse kolida ei jõudnud. Aga nende avalike koolide kõrval rikastasid Tallinna linnapilti ja teevad seda tänini mitmete erakoolide suured ja uhked majad. 23. aastal valmis esimesena Juudi gümnaasiumi hoone Karu tänaval, aga 30ndatel, ja neid maju me siis teame vist kõik vägagi hästi, said valmis Elfriede Lenderi gümnaasiumi hoone Kreutzwaldi tänaval, Prantsuse lütseum, hariduse ja 40. aastal ka Jakob Westholmi gümnaasium Kevade tänaval. Rõõm nendest uutest majadest jäi muidugi suhteliselt üürikeseks, aga tänasel päeval on vähemalt Westholm ja Prantsuse lütseum mõlemad rõõmsalt oma majades tegutsemas. Kui minu mälu ei peta, siis eelmise hooaja ühte esimestest saadetest me tegime Herbert Johansonist, kes oli pikka aega Tallinna linna arhitekt ja siis üks Riigikogu hoone autoritest koos Eugen Habermanniga, kes olid sellised Tallinna linnas esimese vabariigi ajaksel ühed kõige olulisemad tegijad. Ja nüüd siis koos sinuga ju mõtlesime, et tore oleks kooli alguse puhul pühendada koolimajadele ja kui me kevadel lõpetasime Raine Karbiga ja siis rääkisime Nõukogude aja arhitektuurist, et siis natukene vanemat asja siia. Ja kuna Johanson oli linnateenistuses seal 24. aastast erinevatel ametipositsioonidel, aga põhimõtteliselt oli tegemist siis Tallinna peaarhitektiga. Et siis on nii linnakoole teinud, kui siis nii sinu koolimaja kui minu koolimaja siin Westholmi puhul on tegemist tegelikult erakoolidega. Et tegi ta ka neid. Ja Johansonist võib-olla siis ka meeldetuletuseks paari sõnaga siin alguses, et tegemist oli siis esimese põlvkonna Eesti professionaalset arhitektiga, nagu tavaks või väga paljudel juhtudel oli siis ta lõpetanud Tallinnas reaalkooli või siis toonase Peetri reaalkooli ja saanud hariduse Riias Tehnikaülikoolis. Ja siis alguses seal Läti, Riia ja Liepaja kandis, kus ta seal erinevate arhitektide
büroodes töötas, aga siis jah, seoses selle Riigikogu hoonega siis pärast ikkagi siin, enamuses Tallinnas asju ja siis ka juba 40. aastatel siis 44 nagu paljud Eesti arhitektid jällegi emigreerus Rootsi, Göteborgis, elas seal ja 64 veel käis enne surma, siis ta oli juba pikalt pensionil olnud, kuigi ta seal Rootsis natuke töötas, käis kodumaal, sest tal poeg Lorentz Haljak, kes samuti arhitekt, siia ja vettavalt oli ka siis mõtteid tagasi tulla kodumaale, aga siis dokumentide vormistamise ajal ta siis seal Rootsis lahkus. Ja see koolimajade ehitamise teema, et see on kindlasti noore riigi puhul üks väga oluline aspekt ehitatud keskkonnast, et kui siin Eesti Vabariik kehtestas 6-klassilise kohustusliku koolihariduse, see tähendas, et oli vaja rahvastiku kasvu tõttu ja uue koolikorralduse tõttu kõvasti ehitada uusi koolimaju nii linna kui ka maale. Kui maa koolimajade puhul oli võimalik kasutada päris palju tüüpprojekte, mida siis töötas välja põllutöökoja ehitustalitus. Ja siis linna puhul, kuna situatsioon on ehitatud keskkond üsna, mitte valmis ehitatud, aga seab oma märksa rohkem piiranguid, et siis tuli lahendada siin rohkem niimoodi eriprojektide puhul. Ja Tallinna linna puhul ikkagi siis 20. aastatest hakati ehitama, mida siis omaaegses ajakirjanduses lausa koolimaja lossid nimetati niimoodi kritiseerivalt 30. õpetajate lehes näiteks ilmusid artiklid, et kas on vaja nii suuri koolimajasid või ka koolipaleedeks nimetati neid, et nendest esimene oli Artur Perna projekteeritud ja 1923 avatud siis Raua tänava kool. Ja sealt järgmine siis juba Johansoni Ristiku tänava pool, mis 1929 avati, mis oli siis Pelgulinna algkool, täna siis Ristiku põhikool. Ja nii neid siis riburada pidi, mitte küll väga palju, aga ikkagi siin 30. lõpus ja 30. ehitati. Ja ikka nagu tavaks heade Eesti arhitektide poolt, et ega siis koolimaja projekteerimine igasugusele nurgategijale ei usaldata, eriti kui tegemist on linnakoolimajaga või siis ütleme Lenderi, Vestholmi ja Prantsuse Lütseumi puhul erakoolidega, mis siis ikkagi oma suure hulga eriklasside ja nõudmistega tahtsid Eesti parimat arhitekti, kelleks siis juhtus olema Herbert Johanson. Kas need tüüpprojektid, mida rohkem maal kasutati, kas nende arhitektide nimed on ka teada? Jaa, ikka, et ega seal põllutöökoja ehitustalituses töötasid ka väga tuntud Eesti arhitektid, et näiteks August Volberg, Erich Jacobi ja teised, Erika Nõva, kes oli esimene Eesti naisarhitekt, et ütleme neid Volbergi selliseid tüüpkoolimaju, mida on ära tuntav, et nad on sellise viilkatusega, piklikud puithooned, et neid on päris palju säilinud, neid on ka hiljem nüüd võetud kasutusele elamutena ja kui ikkagi maakohas elu on sees, et siis neid kohtab veel ja need on päris toredad hooned. Et see ei ole nüüd anonüümne selles mõttes, et ta seal maal on, vaid ikkagi teada, kelle tehtud arhitektuur see on ja näiteks hea kolleeg Sandra Mälk arhitektuurimuuseumist, et tema on sellest ka kunagi oma magistritöö põhjal näituse teinud, et just uuriski neid maa koolimaju ja seda protsessi, et kuidas neid siis püstitati. Täna me oleme vaadanud ja käinud sees nii mõneski Tallinna koolis, Ristiku põhikoolis, väljastpoolt vaadanud Lenderi gümnaasiumit, siis Vestholm ja Prantsuse Lütseum. Mis nendes koolides on erinevad, mis neid ühendab, kas on mingid detailid, mis on erinev, mis on ühendav? Kui me neid maju puhtalt nagu stiiliajaloo vaatevinklist vaatame, et siis on selge, et nad on erinevatest kümnenditest pärit. Et kui Ristiku kool, praegu on Ristiku põhikool, Pelgulinna algkool, on niisugune traditsionalism 20. aastate lõpust, siis Vestholm, Lender ja Lütseum on juba 30. aastate funktsionalismi esindajad.
aga noh, mis neid ühendab, noh, koolimaja on koolimaja, eks ole, et mis algrakukeseks on, eks ole, klassiruum ja vastavalt siis sellele, et kui palju koolis inimesi on, tuleb ju neid klasse ka teha ja see 6-klassiline koolikorraldus, et see oli väga oluline ka nende koolimajade projekteerimisel, et siis linnakoolide puhul oli tavaliselt see, et kas siis olid kaksikühendkoolid või kolmikühendkoolid, näiteks see tähendas, et 2 6-klassilist komplekti, et nende projektide peale, nende vanade projektide peale on kirjutatud 12-klassiline kool, aga see tähendab klassiruumi seal, mitte ei tähenda, et kui me ütleme tänapäeval 12-klassiline, siis me mõtleme, et keskkool, eks. Et siis need on just siis enamuses need 12 klassiga. Erandiks näiteks suurem koolimaja, see Perna seal Raua tänaval oli 18 klassiga, et see oli siis 3 klassikomplektile, aga Ristikus 12 klassi, ühtlasi siis noh, vastavalt võimalustele, kas tegu oli linnakooliga või erakooliga, olid siis eriklassid. Noh, kõige elementaarsemad tavaliselt 3 tükki, mis siis olid füüsika, ütleme loodusloo klass või noh, mingisugune labor, kabinet, laulmisklass ja käsitööklass. Kõige napim nendest oli näiteks Lasnamäe algkool, mis siis 35 valmis sai ka Johansoni projekt ja selle puhul on siis erinev see, et ta ühelt poolt mahuna on selline funktsionalism ja niisugune moodne, aga tehtud siis sellest paekivist, et mida siis näiteks professor Mart Kalm on nimetanud paefunktsionalismiks. Et mis selle tuntud näited siis on ka ühtlasi näiteks tuletõrjehoone või siis teine Johansoni kool, mis on Tõnismäel, mis oli siis naiskutsekool. Praegu on Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolledži hoone, mis selle, kõik teavad seda veetorniga ühendatud maja. Et selle Lasnamäe algkoolil oli kõige napim, sest et tegemist oli linna koolimajaga ja see oli vahetult pärast 29. aasta majanduskriisi ehitatud sinna ja noh, seal oli siis sellised säästumeetodeid võeti arvesse, et see paekivi kaevandati sealt samast, võeti maa seest välja, kus siis pärast seal Lasnamäe nõlva peal ta praeguseni on ja lisa või neid eriklasse oli suhteliselt vähe, näiteks lauluklassi polnud, et kasutati saali niisugust eesosa seal lihtsalt nagu lava ja siis jäeti ära ka direktori korter, mis tavaliselt nendes koolimajades üldjuhul oli. Et siis sai sellest 13. klassi ruumi lisaks ja noh, ütleme ka niisuguseid säästu asju, et kui ehitaja või noh, algses projektis oli pandud siis laekõrgus 3,3 meetrit, aga siis haridusministeerium tegi ettekirjutuse, et see ikkagi noh, õhu liikumise tõttu peab olema kõrge lagi ja siis Johanson parandas selle sama projekti peal siis punase pliiatsiga ära, et on 3,5, nagu oli tavaks. Ja noh, raamatukogu ikka oli koolis ja noh, sellised lisaabiruumid. Et võib-olla jah, väljast need majad näevad rohkem erinevad välja kui seespoolt. Aga noh, kõige luksuslikumad olid siis ikkagi need erakoolid ja noh, eraldi siis võib-olla just Lütseum, mis siis Prantsuse riigi rahadega abil püstitati ja siis kõige viimasena 40. aastal valminud see maja, kus me praegu oleme, ehk siis Vestholmi poeglaste eragümnaasium, erahumanitaargümnaasium, et kui Jakob Vestholm kooli, noh, mitte kooli asutaja, sest et kool loeb oma ajalugu juba seal 1898. aastast, aga selline juhtfiguur ja ka esimese vabariigi ajal oluline riigi, noh, seal esimeses Riigikogu koosseisus ja kus ta kõik figureeris, et suri 35. aastal ja noh, tema portreed me näeme siis seal seina taga. Et siis pärandas oma vara, mis siis koosnes sellest koolimajast, vanast koolimajast, mis on siin ka Kevade tänaval kõrval, praegu Tallinna laste kunstikool ja siis oma maja mõlemad Karl Jürgenson, siis sajandi alguse inseneri poolt projekteeritud sihtasutusele ja sihtasutuse eesmärgiks siis pidi olema uue hoone püstitamine. Ja noh, siis kõige alguses oli suur selline mitu aastat kembeldi selle üle, et kuhu seda siis panna. Et sihtasutus tahtis seda siia kõrvale Falgi parki panna, aga kuna see härra Falk, kes oli siis Toom Gildi Altermann, oli selle andnud
pärandanud siis klausliga, et sinna tuleb püstitada lõbustusasutused ja kool ilmselgelt ei ole lõbustusasutus, aga siis see krunt siin praegu siis Adamsoni ja Kevade tänava nurga peal osteti siis riigi ja linna rahadega ja siis ühtlasi niimoodi kombinatsioonis selle sihtasutusega kerkis ka see koolimaja. Westholmi kooli juures figureerib ka üks teine arhitekti nimi. Miks neid siin kaks on? No miks neid kaks on, seda nüüd täpselt ei oska öelda, aga arhitektid ikka teevad koostööd, ega see siis ei ole mingi uus leiutis. Aga jah, et see teine nimi, mis siin maja seina peal tahvlil kirjas on Artur Jürvetson. Ja tema oli siis 30. keskel ja lõpupoole selline noor, võrreldes Johansoniga üks paarkümmend aastat noorem arhitekt ja tema panus Eesti arhitektuuri ajalukku on üsna niisugune õbluke, aga hooned, mida ta tegi, on ikkagi tuntud. Et võib-olla siis kõige olulisem neist on Munamäe vaatetorni vana osa, mis on siis selline raudbetoonist insenertehniliselt põnev ehitis, aga Jürvetsonil oli ka väga huvitav isiklik ajalugu. Et tegemist tema abikaasa oli president Pätsi vennatütar ja äi siis oli Voldemar Päts. Ja loomulikult siis teise maailmasõja keerises oli see üks esimene seltskond, kes pidi lihtsalt emigreeruma ja tema siis lõpetas Kanadas, elas oma teise poole elust siis Montrealis, tegeles seal ka arhitektuuriga, aga väga ei ole teada, et mis asju ta seal tegi. Et minu hea kolleeg Jarmo Kauge, kes on uurinud nüüd Kanada-Eesti arhitekte, et ta ütleb, et Jürvetson on üks ükseid hämaramaid alasid, et ta mainis küll, et näiteks seal Montrealis Eesti kiriku hoone, mis pidi rohkem vist küll ümberehitus olema, aga ütleme see Pätsi ja siis selle Jürvetsoni seoset kõige otsesemalt tuleb see siis välja, et see Oruloss, mis ikka siin aeg-ajalt räägitakse, et võiks üles ehitada ja nii edasi, et peale selle lossi enda oli selles kompleksis ju palju erinevaid ehitisi. Ja Jürvetson, kui see kõik ülejäänud, oli pigem selline historitsistlik ja selline klassitsistlik. Et siis Jürvetson püstitas sinna mere äärde pisikese sadama paviljoniks, mis oli täielik funk. Et sellest on veel alusmüürid alles, aga pildi pealt saab nautida, et milline ta seal siis oli. Ja üsna niimoodi erandlik, kui tervet seda kompleksi üldiseloomu silmas pidada. Ja mis veel tema teada ehitistest, siis tasub mainida ka Hariduse tänaval, kui me Lütseumist oleme rääkinud, siis nüüd Lütseumi algklasside maja, see on Hariduse tänava teises otsas ja ka selline paekivist ja mis algselt siis oli ka kotmunduskool, nagu see Tõnismäel, siis see naiskutsekeskkool, et olid sarnased siuksed, õpetati, kuidas supi keeta või ja ikka, ütleme, meil on ka tänapäeval, eks ole, kutsekoolid väga olulises positsioonis, et siis ka ehitati siukseid suuri maju nendele juba 30. aastatel. Aga mis nüüd uuemasse aega puutub, et siis jah, et see selline odav projekteerimise nii ütleme projekteerimistööde mõttes kui ka ehituse mõttes, et see riigihangete korraldus, et hoolimata kvaliteedist tuleb ikkagi eelistada seda kõige odavamat pakkumist, et see on muidugi ka koolimajadele oma pitseri ikkagi mõningates kohtades löönud väga selgelt. Ja selles mõttes seda vist on nüüd üritatakse muuta, et ka kuidagi mingeid kvalitatiivseid kriteeriumi rohkem arvesse võtta, aga samas ma arvan, et koolide ehitamine on niisugune universaalne nagu ühiskondliku hoone tüüp, et seda väärikust, et seda see ei ole mingi 20. sajandi asi, et nagu ägedaid koolimaju on ju ka siin sajandeid ehitatud ja ma arvan, et ehitatakse edasi, et lihtsalt me peame natuke võiks ühiskond ka mõelda selle peale, sest et ega siis tellija ei ole ju tegelikult see arhitekt, ega ta ise endale seda või oma lastele seda koolimaja ei projekteeri, et siis rohkem kaasata, ütleme näiteks õpetajaid ja siis ka inimesi, kes igapäevaselt töötavad koolimajades, et näiteks
30 aastate õpetajate lehest leidsin ka ühe artikli kunagi ammu, kus räägis keegi kooliõpetaja, kirjutas sellest, et kui oluline on see ruum, kus õpilane õpib igapäevaselt. Et see valgus, värvid, materjalid, et selles mõttes väga kaasaegsed mõtted siin 80 rohkemgi aastat hiljem. Et niisuguseid asju tuleb arvesse võtta, sest et see koolimaja ei ole ju nagu muuseum, et kus midagi katsuda ei tohi või kui isegi tänapäeva muuseumid ei ole enam sellised, kus midagi katsutada ei tule, vaid ergutatakse seda oma osalust. Aga kool, mis on aktiivses kasutuses, siis tuleb ikkagi ehitada niimoodi, et on kindel, materjalid peavad vastu, on võimalik puhastada, ja samal ajal on ta ikkagi ilus ja selline iga koolimaja võiks ju omada oma mingisuguseid isikupäraseid jooni, et siis pärast, kui kool on lõpetatud, siis on ikka tore tagasi tulla. Nagu näiteks siia. Teise hooaja esimeses saates küsisime, mis aastatel oli ERKi arhitektide ja sisearhitektide õppimise koht Õllepruuli tänaval. Saime igasuguseid vastuseid, lugesime kõik õigeks, tegelikult oli õige vastus alates 1960. kuni 1976. aastani. Ja auhinnaks saab see, kelle nime me siit välja tõmbame, saab Edgar Kuusiku Vabadussõja monumentide raamatu. Kes saab? Päris mitu tükki siin. Nii, nüüd just tuli üks. Ja saab raamatu Helle Vaino. Palju õnne, Helle Vaino, ja teiega võetakse ühendust, aga see saade ja selle saate küsimus, mida sa küsid, Mait? Et kuidas meil on tavaliselt olnud, kas kodutöö, et tuleb üles otsida või midagi, mida on juba mainitud? Nii ja naa. Äkki siis küsiks midagi, mida ma seekord ei maininud. Et kui Johansonist sai räägitud, et tema kooliteest, siis küsiks, kus sündis Herbert Johanson. Ja auhinnaks on siis seekord selline album 20 aastat ehitamist Eestis. Ja siin on muidugi sees kõik, mitte kõik, aga mitmed uhked koolimajad, et mida me ka selle saate jooksul siin seest või väljast üles võtsime, et näiteks Ristikuga täna Pelgulinna algkool või siis Lenderi gümnaasium, Lütsumi hoone, Lasnamäe algkool. Nii et siis auhinnaks selline muuseumi poolt 2006. aastal uuesti faksimiile trükis välja antud raamat. Ma arvan, et meie saate vaatajad on kõik piisavalt nutikad ja ka haritud, et vastuse leiate te päris kindlasti ja saatke see vastus ära kuskil nädala pooleteise jooksul tuntud meiliaadressile majatajas@tallinnatv.eu. Ja tegelikult sellega on meie tänane saade lõppenud ja kõik me kohtume 2 nädala pärast reedel uues saates Majatajas.